duelli oleme näinud senimaani 2 Tamme ja Kaspar Mäesaare vahel. Tempoliselt kaugel neist ei ole ka Mihhailov ja Kors. Samuti Ott Pettai ja Hugo Pettai, seega saame näha ilmselt tasavägist võidusõitu Põltsamaal Eesti meistrivõistluste teise etapi esikoha peale. Tamm on rivi kokku korjanud. Hoog on ilusti maha võetud. Esimest korda Tamm selle võistluse jooksul starti teeb. Varasemast stardid kvalifikatsioonivõitja Kaspar Mäesaar tehtud on. Seekord tema alustab välisrajalt teiselt kohalt. Starti ei antud, minnakse veel ühele kogunemisringile. Võistlejad võistluskiirust veel sisse võtnud ei ole, seega saame oodata veel minuti jagu. Seejärel saame alustada juba 10-minutilise finaalsõiduga. Tamm hoiab aga ilusti formatsiooni kogu ringi vältel. Sõitjad on taas lähenemas raja viimasele sektorile. Kõigepealt üle punase joone, mille järel enam kohta sisse võtta või kohti muuta omavahel ei tohi. Seejärel jääb vaid sõita üks viimane kurv. Ja sõitjad tulevad juba stardikoridoridesse. Ja start on antud ning Tamm saab väga hea stardi, aga saab päris hea stardi ka Mäesaar, saab ka hea Mihhailov. Tulevad nemad kõrvuti esimesse kurvi, Mihhailov võtab teise koha sisse. Teiselt kohalt startinud Mäesaar on langenud kolmandaks ning Aleksander Estrin teeb esimeses kurvis pirueti, tundus, et täiesti omal algatusel. Natukene kehva stardi teinud Laidvee praegu püüab kohti tagasi võita. Oli seal kõrvuti hetkeks Hugo Pettaiga, kellelt ka liiga hea start ei olnud. Esikolmik on praegu omavahel päris tihedalt koos, Aleksander Estrini kart tundub, et jääbki esimesse kurvi. Tema on võistluse katkestanud, nüüd on viimasel hetkel vaja veel kart ära teisaldada. See õnnestub ning Kaspar Mäesaar läheb Mihhailovit kimbutama esimesse kurvi. Päris teravaks tal esimene kurv läheb, aga mööda ta saab. Mihhailov hüppab küll kõrvale, kuid mööda ta tagasirgele ei jõua. Ott Pettai läheb aga võimalust kasutama ning panevad Mihhailoviga hetkeks küljed kokku. Pettai aga tõuseb kolmandaks, Mihhailov langeb hetkel viiendaks, Kors omakorda tõuseb neljandaks. See andis aga võimaluse hetkel esimesele kahele kasvatada edumaa teiste ees. Tamme ja Mäesaare vahel on 0,6 sekundit. Mäesaare ja Pettai vahel aga juba sekund. Pettai on aga kolmandaks tõusnud. Kors tema järel ja ka mõned hetked tagasi veel kolmandal kohal liikunud Mihhailov samuti päris lähedal. Vaatasin viimases kurvis tegi päris kriitilise eksjõuse Remi Reitel, aga õnneks barjäärideni välja ei jõudnud. Tagasirgel väga tihedalt koos seal omavahel Ott Pettai ja Rasmus Kors. Kaugele Mihhailovist ei jää ka Harald Mägi ning kehvad stardid teinud Laidvee ja Hugo Pettai. Ning punti mahub ka number 22 Remi Rosenthal. Praeguseks on aga esimesed kaks täiesti omavahel kokku jõudnud. Joonas Tamm, Kaspar Mäesaar, neid ei lahuta stardisirgelt sisuliselt mitte midagi. Ja Tamm küll katab, aga Mäesaar poeb vahele esimesse kurvi. Ei ole ka ruumi piisavalt ning peab siiski kergitama gaasi ning mööda ei pääse. Samal ajal Rasmus Kors tagasirgel läheneb oluliselt Ott Pettaile, aga ei hüppa tuulest välja, mööda ei pääse. Mihhailov seal esialgu poliitilise vaatlejana, eks ta saab aru ilmselt, et liidrid on ära minemas ning tundub, et laeks praegu võib jääda kolmanda koha peale võitlemine. Aga Kors pääseb Pettaile kõrvale. Katlast välja tulles Šikaanis võtab kolmanda koha tema.
samal ajal liidrid on taas kord väga tihedalt koos ja Mäesaar ning Tamm tulevad praegu taas kõrvuti esimesse kurvi, aga Mäesaar päris täpselt kõrvale küll ei jõudnud. Tamm teeb väikse eksimus esimesest kurvist välja, püüdes oma kohta kaitsta. Nii et Mäesaarega on nad jätkuvalt väga-väga tihedas tandemis. Mihhailov läheb aga Ott Pettai vastu kolmandasse kurvi, proovib ka Mihhailov Harald Mägi vastu. Vabandust, Laidvee Harald Mägi vastu ning pääsebki praegu raja keskel šikaani mööda. Laidvee on sellega tõusnud 6. Mägi langes 7. ja Mihhailov on tõusnud 4. Tema fookus on nüüd Rasmus Korsi peal. Ja taas esimesse kurvi Kaspar Mäesaar näitab ennast, pääseb ka hetkeks mööda, aga Tamm tuleb kohe tagasi, nii et kõrvuti tagasirgel nad tulevad. Tamm võtab taas esikoha sisse. Nende kahe duelli oleme siin juba 2 võistlussõidu jooksul näinud. Nüüd on see tõepoolest kulmineerunud, sest et selle võistluse järel jaotame ju välja ka esikolmiku kohad. 6 minutit pluss 1 ring jääb sõita ja Tamm hoiab siiamaani kinni esikohast. Tulevad sõitjad järjekordselt ringilt. Tamm ees, Mäesaar järel. Taas kord Mäesaar ilusti kerib stardisirgel tuules, aga kõrvale seekord esimesse kurvi ei pääse. Kors samal ajal näitab hetkel kõige kiiremat ringiaega, mis rajal sõidetakse. Läheb eest ära Mihhailovil, Pettail ja Laidveel. Ja tuleb lähemale ka liidritele. 2 liidri omavaheline kemplemine on hetkel Korsile mänginud päris head kaardid kätte. Vahe on hetkel küll veel 0,8 sekundit, aga see on kahanemas. Samal ajal Tamm katab hetkel katlas Mihhailovi vastu, Mäesaare vastu. Esikoha peale. Mäesaarel head šanssi tekkinud ei ole, aga taas tuleb kiirendusel kõrvale. Ja tuules hakkab kerima, et esimesse kurvi vahele jõuda. Edukalt seekord püsib kõrval, aga Tamm lõikab kohe tagasi. Tamm ei jätta ühtegi varianti Mäesaarele. Nii pea kui Mäesaar kõrvale saab, siis järgmisel hetkel on Tammel ka kontrarünnak valmis seatud. Sellega tuleb aga minna lähemale Kors. Ja näib, et Mihhailov hakkab langema Ott Pettai küüsi. Laidvee ja Hugo Pettai on tandemina sõitnud juba stardist peale. Nemad on natukene eemal 6.-7. kohal. Ja esikolmik hakkabki kokku jooksma. Meil on jäänud sõita 4,5 minutit. Esikolmiku saatus on täielikult lahti. Tamm läheb esimesse kurvi katma, Mäesaar võtab seevastu hoopis väga laia joone, proovib teha täpselt seda, mida Tamm on temale teinud, aga hetkel see vilja ei kandnud. Vaatame, kas kolmandasse kurvi tekib Mäesaarel võimalus. Hoiab ta küll sisemist trajektoori, aga pigem isegi surmab ennast natuke rohkem sellega maha. Tamm näitab aga, et lähme. Tagantpoolt tulevad kiired peale, tegemist siis kindlasti Rasmus Korsiga, kes on tõepoolest esikahe nüüd kätte saanud. Ja 2 pundist on nüüd saanud 3 kiiremat. Mihhailov on hakanud veidikene vahet kasvatama Ott Pettaiga. Natukene turvalisem olukord temal nüüd 4. kohal, aga esikolmik on päris tihedalt koos ja Tamm läheb taas katma. Mäesaar võtab väga laia joone, proovib ja saab kõrvale. Ja Tamm loovutabki esikoha täpselt niimoodi, nagu ta on ise seda mitu korda tagasi võtnud. Mäesaar pidurdab hästi hilja kolmandasse kurvi ning sellega hoiab ka Tamme möödasõidukatse ära. Kors hetkel esialgu jälgib, mis toimub ees, kus on võimalik temal võib-olla käsi sekka panna. Mäesaar aga katab katlas, päris kitsast trajektoori pidi seal tuli. Tal on küll väikene edu, otsest katmist see praegu ei vajagi. Tamm on natuke nagu rütmist välja löötud, sellepärast et järgmisena on juba Kors valmis omakorda tulema. Sirgel aga tuules ei ole Tamm veel Mäesaare tuulest maha kukkunud, seega Sirgel vaikselt veab järgi. Kuuendale, 7., 8. kohale on samuti päris potentsiaalse võitluskolmik moodustanud seal Laidvee ja Ott Pettai ning Remi Rosenthal. Esikolmik lõpetab järjekordse ringi, 2,5 minutit jääb sõita seda finaali. Elavad suuresti kaasa raja ääres inimesed esikolmiku võistlejatele.
Tamm tegi väga huvitava poolkatva manöövri tagasi pöördesse, aga kusjuures valitud sõidujoon aitas teda Kaspar Mäesaarele päris palju lähemale. Hetkel on ka tihe heitlus 9. kohale Harald Mägi ning Remi Reiteli vahel. Reitel püüab leida Mägi vastu möödasõidu kohta, aga senimaani pole see õnnestunud. Samal ajal Laidve katab juba Hugo Pettai vastu 6. ja 7. kohale. Esikolmikus on vahed hetkel natukene veninud. Mäesaare edu on 0,3 sekundit ja Tamm on korsist ees samuti 0,3 sekundit. Tuules aga Tamm läheneb selgelt Mäesaarele tagasirgel, aga raja keskel on üldjuhul olnud Mäesaarel väike edu. Aga antud hetkel tuleb Tamm väga suure hooga ja peaaegu, et oleks vahele jõudnud raja keskel šikaani, aga siiski mitte. Sõitis Tamm ka võistluste parima esimese sektori aja, nii et tema tundub hetkel olevat oma parimas vormis. Samamoodi Laidve ja Pettai ning Rosenthal oma vahel võitluses 4. ja 6. ja 7. kohale päris tihedalt. Viimasel sektoril tõmbab taaskord Mäesaar Tammega rohkem vahet. Õhuvahed on turvalised, seega möödasõite pole juba mitme ringi jooksul toimunud. Ka Mihhailov kasvatab jätkuvalt edu Ott Pettai ees, aga Hugo Pettai on väga hellitab võimalusi praegu mööda saamiseks Johan Laidveest ja Rosenthal on samuti kohe varmas kasutama oma võimalusi, kui need peaksid ette tulema. Aga viimased 2 ringi on alanud. Mäesaar ja Tamm on natukene taaskord eest ära saanud korsil. Nende omavaheline vahe on 0,3 sekundit ning viimasel ringil sõitis Joonas Tamm võistluste parima ringiaja. Võib-olla tema just valmistab praegu ette viimasteks ringideks rünnakut. Niimoodi igal juhul näib. Vaatame, mida suudab teha ees Mäesaar. Kas tempot tõsta või õigetel hetkedel uksed kinni panna. Praegu igal juhul ta rakendab seda viimast. Katlast välja tulles hoiab kaitsvat trajektoori. Sama teeb ka mõned kohad tagapool Laidve Hugo Pettai vastu. Ja viimasele ringil on mindud. Mäesaar sõidab võistluste parima ringiaja, see tähendab, et tal on tõepoolest kiirust vastu panna Tammele. Kors vaatas üle õla praegu, näeb, et selja taga on tühi maa. Temale ei midagi muud üle, kui vaadata, mida esimesed 2 tema ees teevad. Väga tihedalt on praegu Laidve, Hugo Pettai ja Remi Rosenthal 6. kohale, aga ka seal pole siiamaani ühtegi muutust toimunud. Mäesaar paneb kõik võimalikud šansid kinni nii katlas kui ka viimastes kurvides. Tuleb tema välja viimasest kurvist ja nagu ka kvalifikatsioonis võidab tema selle võidusõidu ja teise etapi Põltsamaal mikro 60 klassis teise koha pealt võtma vastu parimalt stardikohalt alustanud Joonas Tamm. Ülitihedas finišis viimasest kurvist välja tulid seal Laidve ja Pettai, nende vahele jäi ainult 1,5 sajandikku. Samal ajal 3. kohal lõpetas Rasmus Kors, 4. Sten Mihhailov, 5. Ott Pettai, 6. jäi napilt Johan Laidve, 7. Hugo Pettai, 8. Remi Rosenthal, 9. Harald Mägi ning 10. Remi Reitel. Nende vahel samuti lõpus muutusi ei toimunud, kes on samuti igas võidusõidus hetkel teiselt kohalt alustanud. Tempo on neil kahel aga väga võrdne olnud, seega saame näha, mis hakkab finaalis juhtuma. 12 minutit ja 1 Kaspar, palju õnne! Aitäh! Väga võimas võidusõit oli ja no proovisid selle esimestel ringidel siin kurvis mööda saada. Lõpuks said ka, räägi lahti, kuidas kõik see asi käis? Ma nägin, et ta nagu seal läks nii sest, et ta kaotab nagu kiirust ja siin mul tuli mõte, kui ta kaotab kiirusi, ma proovin seal sirge peal saada mööda ja see õnnestus. Pärast suutsid ilusti ära ka katta kõik rünnakud, et jälgisid kogu aeg, mis selja taga toimus? Ei jälginud. Ma mõtlesin, et ta läheb jälle siin katla kurvis mööda, aga siis ma katsin ikka nii ära, kui võimalik oli. Väga vägev võidusõit oli. Palju õnne veel kord! Aitäh! Koos mehaanikutega. 3. koht, Rasmus Kors.
teine koht Joonas Tamm. Ja mikro 60 klassi võitja Kaspar Mäesaar.